Austatud kuulajad, kas te olete märganud päeva, mil eestlane on vakka ja ei vingu millegi üle? Naaber ei tule üle aia soiguma, külapoe ukse ees pole kosta mutikeste kirumist ning isegi Delfi kommentaarium on pime ja vaikne. Minu jaoks on neid päevi väga raske leida. Alati on eestlasel aega nina kuskile sisse torgata ning oma sõna sekka öelda. Iga kell on ju vaja midagi parandada, muuta ja isegi kui on midagi korda saadetud, siis selle üle viriseda. Aga miks peaks lootma ja ootama, et keegi sinu eest töö ära teeks, kui saab ise härjal sarvist haarata ning asja ära teha? See on selge, täna on eilne homme, aga me ei tea kunagi, millal on viimane homne päev. Nii kaua, kui see veel viimane pole, peaksime me kõik vaeva nägema, et homne päev oleks helgem ja parem meile kõigile. Seda ei tee ainult tähtsad ninad Toompeal, õpetajad koolis või teadlased laboris. Suuri kirgi on viimasel ajal üles kütnud erinevad keskkonnaprobleemid. Eesti, tuginedes eelkõige põlevkivist toodetud energiale, saastab keskkonda meeletul hulgal kasvuhoonegaasidega. Meie riik on esikolmikus kõige suurematest saastajatest Euroopas. Mida peaks muutuma, et olukorda parandada? Aktuaalseks teemaks on saanud rajada Läänemerre tuulepargid, et toota nii-öelda rohkem rohelist energiat. Siinkohal on näha eestlaslikku, eriti sõrulase kanget jonnakust ning ei ütlemist. Kui küsida suvaliselt eestlaselt, kas rajada tema kodulähedale tuumajaam, tuulepark või tselluloosivabrik, siis oma tagahoovi seda keegi ei soovi. Peaasi, et võimalikult kaugele tema kodust. Mis teha, kui meie loomus on kange kui kadakas? Selle vastu ei saa. Aga siis peaks hakkama mõtlema, kuidas saaks igaüks panustada sellele, et meie koduplaneet säiliks ka tulevastele põlvedele. Väljendub see vähem auto kasutamises, eelistades kasutada ühistransporti või käies jala. Üleüldiselt energia ja vee kokkuhoidmist või süües ökoloogilist toitu. Usun, et te igaüks leiate omale viisi, mida saate teha, et meie maapalavik leeveneks. Hoidke ka siis distsipliini ning ärge andke kunagi alla. Täna on raske, homme võib olla hullem, kuid ülehomme paistab päike, mis tasub su vaevad. Aga mis me teeme keskkonnas, kus me oleme harimatud? Gümnaasiumi lõpueksamil on vajalik saavutada ainult 1 punkt. Põhikoolis varsti pea enam sedagi. Kui tahame pärast neid koole edasi õppida, hea töökoht saada ning elus hästi toime tulla, peame saama rohkem kui 1 punkti. Kui see puudub, siis võivad nii mitmedki uksed meie elus suletuks jääda. Mõelgem sellele, mis täna on võimatu, saab homme võimalikuks. Meie, noorte käes, on Eesti edasine tulevik ning Eesti vajab harituid inimesi. Siinkohal ei saa keegi aidata peale iseenda. Me kõike peame end kätte võtma ning tegema veel viimased suured pingutused, et üks tähtis eluetapp lõpetada. Selle kaudu kindlustame homse päeva ning muudame seda ehk veidikenegi paremaks. Head ruumis viibijad. Mõelgem siis sellele, et homne päev on meie kõigi enda teha. Ärgem heitkem seda vastutust teiste õlule, sest üksikisiku roll on meeletult oluline. Siinkohal lõpetaksin Hiina vanasõnaga, mis ütleb: rikas mees teeb plaane homseks, vaene aga tänaseks. Seepärast elagem nagu rikas mees, mõeldes homsele ning tulevikule ning võttes ennast kätte. Aitäh kuulamast!